tere hommikust kõigile. Matka teine päev. Kell on, ma arvan, et 7 läbi midagi. Magasin suhteliselt okeilt. Ärkasin vist kell 6. Arvastel hakkas veits külm. Muidu oli täitsa okei. Telk oli mõnusalt kastemärg. Pakkisin kilekottidesse. Nüüd tuleb leida mingi koht, kus saab äkki enne tänast lubatud vihma telgi veits ära ka kuivatada. Siis ei lähe haisema. Eilsest päevast ka, nagu natuke kirjutasin, siis mugavustsoonist välja astumist on omajagu. Esimene asi on kindlasti see, et igasuguste ajaraamidega ei tasu üldse arvestada, kuna tee on võõras. Ja põhjarannikul oli mõnusalt liivatüüne, heinamaid, metsaradu, mis võiksid olla enam-vähem ikkagi nagu sõidetavalt, aga olid käinud seal lähedal asuvast tallist inimesed hobustega matkamas, siis see oli mõnusalt pahupidi pööratud ja jälle liivane. Pidi jälle omajagu lükkama. Sellise suure, raske rattaga veits keeruline on igalt poolt läbi sõita, aga saab. Ma ei kujuta ette, kui on täiesti maastikusõidu kogemust puudus või sellised vähe kitsamad rehvid, siis ilmselt tuleb lükkamist inimestel omajagu siin rajal rattaga. Mis veel? RMK telkimiskohad eile olid jälle täis. Rahvas pidutseb, alkohol, lärm, grill. Sellest ma ei saa aru, miks inimesed metsa lärmama tulevad. Võiks ju linnas lärmata. Metsas võiks nagu rahu nautida. Aga see selleks. Parksin ennast ühe talumehe heinapõllu serva. Loodan, et ta väga ei pahanda. Prahti jätnud, tuld ka ei teinud ja jätsin kõik nii nagu oli. Tänasest päevast siis paistab, mis tänane päev toob. Loodetavasti jälle omajagu seiklusi. Jaa, eile sattusin vestlema ühtede noortega, kes olid Hollandist pärit ja tegid ka RMK matkateed, aga nad lubasid seekord teha ainult siis algusest kuni Aegviiduni. Kunagi siis teevad sealt poolt edasi. Ja kiitsid, kui ilus ikka meie Eestimaa on. Äge. Jõudsin Paekna asulasse ja siin oli vaatamisväärsusmärk. Eesti pikim maa-alune Kureveere jõgi, kui ma õigesti mäletan. Siis mul tekkis küsimus, et kust kohast ma seda maa-alust jõge nüüd näen? Tahaks vaatama minna. Teab keegi? Siuke äge rada on siin. Mingid džiibid on. Suured kraavid ette jäänud. Need on praegu vett täis. Kraavi serva peale satud. Tahad välja sõita kraavist? Ei saa, paned külje maha. Mul õnneks on läinud hästi veel. Loodetavasti läheb edasi ka. Ja külge maha ei pane. Paar ärevat hetke on küll. Ma arvan, et siit vist ei sõida üle. Mõistlikum on minna käe kõrval lükates. Lihtsalt suurepärane. Ees ootab kilomeeter sellist mehekõrgust takkepõldu. Äge. Et see ekstreemne rattasõit veel jätkub. Kraavi ületus,
üleni takkeid täis, käed-jalad nõgestes kõrvetatud. aga äge on. Seiklust ma otsima tulin ja seiklust ta kindlasti on. Võin täiesti kõhkluseta väita, viimased 8-9 kilomeetrit olid kõige ekstreemsemad rattakilomeetrid minu elus. Sõitsin, ma arvan, et mingi siuke 5-6 kilomeetrit tunnis. Mehekõrgused takjad, nõgesed, libe, märg, kraavi ületus, palja jalu, järsud servad, pärast ratast oli päris raske üles lükata. Päris hea meel oli, kui üles sain. Kõige rohkem on kahju selles, et hommikul panin kuivad sokid jalga, oleks teadnud, oleks märjad sokid jalga pannud eilsest. Nüüd on mul siis lihtsalt 2 paari märgasid sokke. Aga äge, nagu enne ütlesin, seda seiklust ma siia otsima tulin ja seiklust ma nüüd ka olen saanud ja ilmselt saan ka edaspidi. Natuke külaromantikat. Põikasin sisse Kose Uuemõisasse. Siin on Krossi toidukaubad ja väike kodujuust hampukuurega. Tundub, et kõht tahab lisaks igasugustele saialistele natukene piimatooteid ka peale. Vast läheb paremaks. Olen omadega otsapidi nüüd Kõrvemaal maastiku Aitselal. Siuke tüüpiline kaunis männimets, liivane pind. Väga ilus. Kuulsin just ja nägin, kuidas kotkad siin omavahel suhtlesid. Väga võimas vaatepilt. Äge on. Käisin just siin Aegviidu külastuskeskuses. Võtsin oma matkateelise passi, järjekorralise templi. Kui juba, siis juba. Ja teenisin mõned punktid ka. Pärast siis selgub, mis ma nende punktidega teha saan, aga vähemalt on midagi, mis jääb mälestuseks sellest seiklusest. Nüüd käin siin Aegviidus, sõidan veits ringi, aga prooviks täna suruda kuni Valge Hobusemäeni ja äkki saab seal mingi ööbimise variandi. Et on siuke vihmaeelne ilm ja mul on vaja ikkagi kuskil oma telk ära kuivatada. Et lähen vaatan, äkki saab pesta ka. No nii, tänaseks sõidud sõidetud. Otsustasingi siis jääda peatuma siia Valge Hobusemäe suusakeskusesse. Kuigi siin on CFC noored ratturid on laagris, siiski peremees leidis mulle ka võimaluse ja toa. Sain ilusti oma telgi ära kuivatada. Sain ka väga hea taldrikutee seljankat. Et kõik on timm. Tänane päev sõidutunde tuli kokku äkki 5, vähem kui eile. Kilomeetreid peaaegu tuli 90 täis, aga ega ma siin tunde ja kilomeetreid taga ei aja, et läheb kuidas läheb. Päev oli äge, emotsioone täis, kohtumisi erinevate inimestega. Reeglina täna olid need inimesed natukene jommis, kes tahtsid juttu ajada, aga asi seegi. Jällegi samm minu mugavustsoonist välja. Homme hommikul põrutan edasi. Homne päev saab olema tore, sest homme pean läbima Kakerdaja raba, kus on 4 kilomeetrit laudteed ja väidetavalt seal ei tohi rattaga sõita. Peab lükkama. Vaatame, kas siis tohib või ei tohi ja mis siis saab. Homseni.